Tere, mina olen Anneliis Kõiv ja tere tulemast Kohila vallamajja. Mina esindan täna siin Kohila vallavalitsust. Tere, mina olen Virve Unapuu, Ageri muuseumi juhataja. Ja meil on hea meel esitleda teile ühte toredat projekti, mis sai valmis 2012. aasta lõpus ja selle projekti nimeks on Kodukandi Aabits linnulennul üle Kohila. See projekt on suunatud meie väikestele tuleviku kodanikele ja selleks ikka, et nad tunnetaksid oma kodukohas juuri, kust nad pärit on, mis on meie ümber, mis on siin põnevat. Minu juurde tuli siis Eve Sits, kes rääkis mulle sellest, et tal on toredaid lugusid lastele kirjutatud, et avastamisrõõm läbi ABC, DE ja nii edasi tähestiku tähtede järgi, et kuidas avastada siis kodukohta läbi selle, et lood saaksid koondatud sellisesse toredasse raamatusse nagu Aabits. Ja nii see läks. Eve kirjutas tekste ja teda aitasid Virve Unapuu ja Ene Holsting, et kõik faktid saaksid võimalikult täpsed selles raamatus. Ja mina viisin kokku siis kaks noort inimest, Eve Sitsi ja Roman Susjonoki, kes on siis meie raamatu kunstnik, kes tegi kõikidele nendele toredatele lugudele ka toredad illustratsioonid. Nii on siin tähelugusid siis ka kõige keerukamate tähtede jaoks, sest kui te arvate, et meil ei ole näiteks džungliküla, siis te eksite. Või et me ei leidnud C-tähe jaoks lugu, siis jällegi on see eksitav. Nii et siin on iga tähe jaoks on oma lugu ja avastamisrõõmu jätkub sellest nii väikesele lapsele, kellele see suunatud on, kui ka siis nende laste vanematele. Ja kui sa tead, kus kohast sa pärit oled, siis sa tunned ennast rohkem selle kogukonna osana. Kui Aabits sai valmis, siis me korraldasime Kodukandi päeva, kuhu kutsusime Kohila gümnaasiumi teise klassi õpilased. Ja lisaks siis tuli kohale ka päris palju inimesi, kes olid kuulnud, et niisugune raamat on valmis saanud ja soovisid osaleda siis tutvustamisel. Õpilased said selle raamatu kingituseks tasuta. Ja sellel aastal, pärandi aastale kohaselt, me oleme saanud jagada need raamatuid lausa 2 korral, ka sügisel. Kui õppetöö oli alanud, siis toimus uutele teise klassi õpilastele siis Kodukandi Aabitsa tutvustamine. Ja muuseumi juhatajana võin ma öelda ka seda, et muuseumist käivad raamatud küsimas hoopiski täiskasvanud, sest laste kaudu on raamat jõudnud nendele, nad tahaksid kinkida seda oma sugulastele, kõigile nendele inimestele, kellel on juured Ageri kihelkonnas. Projekti kirjutas siis Ageri muuseum, nagu öeldud, autoriks on Eve Sits ja kunstnik on ka samamoodi meie oma kohalik noormees Roman Susjonok. Tellisime need raamatuid 1000, mõeldes, et jagub siis kohe mitmeks aastaks. Projekti kogumaksumus oli 4200 eurot ja sellest siis liidritoetus 3780 eurot. Et meie oma osalus, Kohila valla oma osalus siin juures oli siis 420 eurot.